Tere tulemast viikingite maailma! Selles videos uurime viikingite mütoloogiast, millesse nad uskusid ja kuidas nad elasid. Viikingid olid vaprad meresõitjad, kelle mõju ulatub tänapäevani. Meie tee viib läbi mütoloogia, saagade, ruunide ja paatmatuste, et mõista nende kultuuri sügavust. Viikingid ei olnud kristlased. Nad uskusid, et maailm koosneb mitmest osast. Inimesed elasid Midgardis, keskmaailmas. Jumalad, hiiglased ja muud olendid elasid teistes maailmades. Kõiki neid ühendas hiiglaslik ilmapuu Yggdrasil, mis ulatus läbi kogu universumi. See maailmapilt oli väga erinev teiste tollaaegsete eurooplaste omast ja mõjutas hiljem ka kirjandust, näiteks Tolkieni Sõrmuste isandat. Viikingite tähtsaimad jumalad olid Odin ja Thor. Odin oli sõjajumal, kes valitses Valhalla üle, koht, kuhu läksid lahingus langenud sõdalased. Thor oli tugevuse ja äikese jumal, kelle relv oli võimas haamer Mjölnir. Valhallas pidutsesid sõdalased igal õhtul ja valmistusid Ragnarökiks, suureks maailmalõpu lahinguks. Viikingid uskusid, et pärast Ragnarökki sünnib uus maailm. Viikingid jutustasid saagasid, lugusid jumalatest, kangelastest ja kuningatest. Neid jutustasid skaldid, luuletajad ja lauljad. Saagad olid täis kujundeid ja poeetilisi väljendeid, mida nimetatakse kenninguteks. Kirjutamiseks kasutati ruunikirja ehk futarki. Ruunid raiuti kividesse, eriti mälestuseks langenud sõdalastele. Mõned ruunikivid räägivad ka viikingitest, kes käisid Eestis. Viikingid matsid tähtsaid inimesi koos laevaga. Seda nimetatakse paatmatuseks. Hauas oli palju esemeid, sööki, relvi, loomi ja isegi orje. See näitas, et nad uskusid hauatagusesse ellu. Eestis, Salmel, on leitud 2 paatmatust, kus maeti 42 sõdalast. Need laevad on vanimad purjelaevad, mis on Läänemere äärest leitud. Paatmatuste uurimine aitab mõista viikingite elu ja ühiskonda. 11. sajandil võtsid viikingid vastu ristiusu. Taanis juhtus see varem, Rootsis hiljem. Uus usk aitas suhelda teiste Euroopa riikidega. Viikingiretked lõppesid, kuid Läänemere idakalda rahvad, sealhulgas eestlased ja saarlased, jätkasid retki. Neid on hiljem nimetatud idaviikingiteks. Kuigi vahel toimusid rüüsteretked, olid suhted Skandinaaviaga enamasti rahumeelsed. Kuigi viikingi ajast on möödas üle 1000 aasta, on viikingid endiselt populaarsed. Ehitatakse viikingilaevade koopiaid, korraldatakse viikingielu taaskehastamisi ja luuakse muusikat, filme ja raamatuid viikingite teemal. Metal-muusikas on olemas eraldi stiil, viking metal, mis kasutab viikingite mütoloogiat ja sümboolikat. Viikingid ei olnud ainult sõdalased. Nad olid ka kaupmehed, jutustajad ja uskujad. Nende kultuur elab edasi meie muusikas, kirjanduses ja kujutlusvõimes. Ajalugu aitab meil mõista, kust me tuleme ja kuhu liigume.